Ma arvan, et ma läksin kooli tagasi pärast 17-aastast pausi sellepärast, et mulle tundus, et ma praegu leiaksin selle ajalise ressursi, et seda ära teha. Ja just mõeldes tuleviku peale, et juhul, kui mul peaks kunagi tekkima tahtmist minna edasi õppima midagi, et siis mul oleks võimalus olemas. Et ma kindlasti ei mõelnud, et ma tahaks kohe homme nüüd ülikooli minna, aga tänaseks päevaks mul on nüüd see võimalus, et ma saan kõrgkoolide poole vaadata ja ei pea käima tudengite vahel või ringi pilk maas, et kindlasti tunnen ennast täisväärtuslikuma inimesena nüüd. Eksamiks valmistusin nii nagu enamus minu klassikaaslased ja koolikaaslased või abituriendid siis üle Eesti, et olid ettevalmistused ja iseseisvalt palju õppimist. Aga jah, ongi, ma siin ise küll soovitan, et ära viimase hetkeni tuubi ja katsu kuidagi pea selgeks saada, et ega see väga hästi ei õnnestu, et ikka üritad viimase hetkeni veel päästa, mis päästa annab, et mina ütlen otse välja, et ma läksin matemaatika eksamile nii, et mul oli pea täiesti tühi. Et mitte sellepärast, et ma nagu suutsin seda kuidagi tuulutada, vaid ma olin ka need kõik igased valemitsed peast ära tuulutanud. Et oluline oli see, et ma ei läinud nagu paanikasse, vaid ma kuidagi suutsin ennast nii palju kokku võtta, et maha rahuneda, et kui ma sain oma pulsi sealt 200 pealt 100 peale alla, et siis hakkas aju ka kuidagi normaalsemalt tööle ja lõpuks tegelikult oleks olnud võimeline ka kõiki ülesandeid mingil määral vähemalt lahendama, et see esimene paanikahoog tuleb lihtsalt kuidagi rahulikult üle elada. Mul oli tegelikult suhteliselt täpselt abituriendi aasta teine pool välja arvutatud, et mis asja ma mis ajal ja kui palju ja kuidas teen, et ma olin kindel, et ma pean eksamite ettevalmistuseks aega leidma ja ühtlasi olime ka võtnud otsuse vastu, et anname plaadi välja üle 5 aasta sellel samal kevadel. Ja ma nüüd ei saaks küll otseselt öelda, et need olid kuidagi teineteist toetavad projektid. Et pigem oli see, et ma siis nagu esimese poolaasta koolis, teades, et mul järgmine aasta on vähem aega, tegin sooritusi parematele hinnetele ja panin põhirõhu õppimisele, siis teise poolaasta muusika kirjutamisele, selle salvestamisele ja eksamiteks valmistumisele. Nii et koondhinded sain positiivsed ja pääsesin eksamitele ja üleüldiselt ma arvan, et ma võin oma eksami tulemustega jääda rahule. Kindlasti saaks paremini, aga see ei olnud eesmärk omaette. Minu eksamipäev ei alanud võib-olla nii nagu tavalistel inimestel, et minul toimus väike paparatsode ja ajakirjanike jälitus veerandtund ja nad nihverdasid ka kooli sisse, kuigi kool oli otseselt teada andnud, et nad ei soovi seal kedagi näha ja et see on nagu pigem segav faktor nende kooli õpilase jaoks, ehk siis minu jaoks. Aga õnneks kõik laabus täiesti normaalselt ja inimlikult, nad vist lõpuks said aru ka ja jätsid mind rahule ja ma sain minna rahulikult eksamile. Kuigi jah, ütleme nii, et pulsi tõmbas see ülesse küll. Aga jäin ellu.